Eile õhtul allkirjastasid Paides koalitsioonileppe omavahel valimised võitnud Isamaa, EKRE ja Keskerakond. Mida siis järgmised 4 aastat meil linna sees oodata on? Kindlasti me saame lubada siis finantsstabiilsust, et meie number 1 eesmärkidest on siis säilitada Paide linna konkurentsivõime. Teiseks oluliseks eesmärgiks on, et tuua siis ja väärtustada meie inimesi, kes siin Paides töötavad, meie õpetajad, meie siis kultuuritöötajad, meie linna teenistujad. Kolmandaks suureks teemaks on ka seesama taristu, mis teenindab meie Paide linna kodanikke. Üheks suureks väljakutseks on siis Paidesse uue siis moodsa huvi- ja kunstikeskuse rajamine ning loomine ning lisaks muuta siis Paide linn tõepoolest parimaks väikelinnaks, kus oleks mõnus elada nii noorel, nii vanal, nii siis nii-öelda inimesel, kes otsib alles endale elukohta, kui ka selle, kes on pikalt Paides olnud ja toimetanud. Kuigi koalitsioonilepe sõlmiti Paides nädal ja 1 päev pärast valimisi, räägiti võimalikust koalitsioonileppest juba praktiliselt valimispäeva õhtul. Meie kirjutasime hea meelega alla, sellepärast et meil ei olnud nüüd küll. Meil oli 3 kohta volikogus enne, me saime ka nüüd 3 kohta ja me oleme sellega rahul, aga Isamaa oli täna seekord nii väga võidukas 10 kohaga, nii et keda ta esimeseks partneriks valis, seda me täpselt ei teadnud, aga me ootasime seda ja nii see läks. Kuivõrd hea meelega volikogu esimehe koha vastu võtate? Praegune kokkulepe tõepoolest selline on, et siiamaani olime volikogu aseesimees ja siis teeme selle volikogu esimehe töö ka ära, et teenime linna. Küsime siis nii, et mis järgmised 4 aastat Paidele sees ootamas on? Tegelikult, kui nüüd kokkuvõttalt võtta, meil oleks Paidesse vaja elanike juurde, ma kutsuksin neid inimesi siia elavad ja uusi töökohti luua, et meil on 2 tugevat, väga suurt ettevõtet, et tuleks neid veel juurde. Et kui me saame inimesi juurde, siis läheb meil kindlasti paremini. Ja muidugi üks ühine mõte on ka see, et Järvamaa haiglat toetame ka nii palju kui võimalik, et see ikkagi meil jääks ellu ja alles ja areneks edasi. Tulevane linnapea saab olema ka hetkel ametis olev Kaido Ivask, kellel tuleb linnapea ametiraha kaela riputada juba 3. kord. Kuivõrd lihtsalt siis see otsus tuli? Ütleme, et seekord lihtsamalt kui 2,5 aastat tagasi, sest 2,5 aastat tagasi oli linna finantsseis ikka väga kehva. Tänaseks on Paide linna finantsseis, ma julgen öelda, hea, aga loomulikult see vajab hoidmist ja ka see nõuab suurt tööd. No, kuivõrd rahul siis tulevane linnapea koalitsiooniga on? Ma olen rahul, et üks koalitsioonipartneritest EKRE oli meil ka partner eelmises koalitsioonis, 2,5 aastat tegime koostööd ja nendega asi sujus. Nad mõistsid eesmärki ja aitasid selle täitmisele väga edukalt kaasa. Ja ka Keskerakonna üks esindaja on mulle teada-tuntud Paide elanik, olen temaga eelnevalt kokku puutunud, tegemist on väga tööka inimesega. Nii et võib oodata siis, et järgmised 4 aastat ehk väga suurt kemplemist linnas ei tule? Ma loodan ka ja ma loodan pigem, et need 4 aastat annavad meile nüüd võimaluse ka linna arendada tulenevalt sellest heast rahalisest seisust, nii et meil on päris palju asju, mis vajab tegemist, uus huvihariduskeskus, eakate teenusmaa ja noortekeskusele uus lahendus, nii et teha on palju, tööd jagub.